Vaatleme nüüd ruutvõrratuse lahendamist. Selleks, et võrratust lahendada, tuleks kõigepealt leida selle avaldise nullkohad, ehk oleks siis vaja lahendada ära vastav ruutvõrrand. Ja nüüd, kuna tegemist on taandatud ruutvõrrandiga, siis võiks proovida lahendada seda peast, kasutades Vieti teoreemi tingimusi. Lahendite korrutis peaks olema siis -3 ja summa +2. No 3 leidmiseks võiks siis proovida arvudega 3 ja 1. Ja nüüd, kuna korrutis on negatiivne, siis ühel nendest lahenditest peaks olema miinusmärk. Nüüd summa peab olema +2. No, selle me saame juhul, kui me paneme nüüd siia siis 3 - 1 võrdub 2. Nii et oleme lahendid leidnud. Nüüd võrratuse lahendamiseks kanname need saadud lahendid arvteljele ja skitseerime siis omale parabooli, kuna ruutliikme kordaja x ruudu ees on positiivne, see on siis 1, siis järelikult parabool avaneb ülespoole ja joonestame, skitseerime siia siis selle abijoone. Nüüd, kuidas leida siit siis lahendeid? Meil on võrratus suurem nullist ja selle ruut 3 liikme väärtused on suuremad nullist. No me võime tõmmata endale kohe siia väikse mõttelise paralleeli funktsiooni väärtustena. Need on siis x teljest ülevalpool asetsevad väärtused. Nüüd vaatame, kus meie joon on ülevalpool x telge. No ülevalpool x telge on ta siis kuni arvuni -1. Nüüd -1-st 3-ni on siis väärtused negatiivsed, sest joon on allapool x telge ja 3-st alates on uuesti joon ülevalpool ehk väärtused on positiivsed. Ja sellega olemegi saanud siis selle võrratuse lahendi hull 2, et miinus lõpmatusest kuni -1-ni ja teine lahendi pool siis 3-st kuni lõpmatuseni. Nüüd lahendi hulka võib kirjutada siis nii võrratuse märke kasutades või kui ka piirkondade sümboolikat. No, kasutame praegu siis seda teist võimalust. Nii et meil on siis lahendi hulk miinus lõpmatusest kuni -1-ni. Ja kuna tegemist on range võrratusega, siis märgime nurksulu väljapoole, kuna -1 ja samamoodi ka järgmiselt 3 kaasa arvatud ei ole. Nüüd piirkond ühendimärgiga siis 3-st ja kuni lõpmatuseni. Ja sellega olemegi siis esimese võrratuse lahendanud. Vaatleme nüüd järgmist näidet. X ruut -6x on väiksem x-ist. Kõige esimene asi, mida me võrratuse lahendamisel jälgime, on see siis, et paremal pool oleks 0, nii nagu meil eelmises näites on, sest me võrdleme alati nulliga, sest me tahame vaadata, kas meil on siis joon üleval või allpool x telge, ehk ta on positiivne või negatiivne. Ja selleks siis ka kõigepealt viime x-i siit teisele poole ja anname talle siis kena kuju ka, -7x on väiksem nullist. Nüüd siin ruutvõrrandi lahendamiseks ehk nullkohtade leidmiseks, kuna tegemist on mittetäieliku ruutvõrrandiga, piisab, kui me toome x-i siin sulgud ette ja saame siis kohe leida lahendid. Nii, esimesel siis x võrdub nulliga. Üks lahend on 0 ja nüüd paneme siis teise teguri võrduma nulliga ja siit saame, et teiseks lahendiks on 7. Ja nüüd täpselt nii nagu eelmiseski näites kanname need 2 lahendit 0 ja 7 arvteljele. Ja jällegi, kuna ka selles näites siis ruutliikme kordaja on positiivne, siis parabool avaneb allapoole, vastasel juhul oleks siis teistpidi on, ülespoole just. Ja nüüd leiame jällegi jooniselt lahendi hulga. Praegune võrratus, mida me siin lahendama hakkame, oli siis x ruut -7, x on väiksem nullist, ehk meid huvitab see osa, mis jääb x teljest allapoole. Nii, allapoole jääb meil siis see piirkond, mis on 0-st kuni 7-ni, sest kuni 0-ni on joon ülevalpool ja 7-st alates uuesti. Seega saame oma võrratuse lahendiks siis vahemikku 0-st kuni 7-ni ja kuna on jällegi range võrratus, siis need nullkohad kaasa arvatud ei